meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja püha vaimu osadus olgu ja jäägu meiega. Tänase esimese nelipüha jutluse aluseks loen ühe salmi Apostlite tegude raamatu 1. peatüki 8. salmist. Jeesus ütles oma jüngritele: te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmamaa äärteni. Issand, pühitse meid tões, sinu sõna on tõde. Aamen. Mu armas Jaani kogudus, head külalised, kallid kirikulised, esmalt soovin sulle südamest palju õnne ja Jumala õnnistust nelipühal, mis on siis kogu kristliku kiriku sünnipäev. Ja nagu jumalateenistuse alguses ka ütlesin, olen koos teiega rõõmus, tänulik ja heas mõttes uhke, et võime kuuluda maailma kõige suurema inimühenduse, maailma kõige suurema religiooni järgijate hulka, olla ühe püha, üleilmse ja apostliku kiriku liikmed, aga olla ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Viljandi Jaani koguduse liikmed. Olen täiesti veendunud, et Jumal tahab meid ka siin paigas ja Viljandis oma püha vaimu läbi üllatada, vaimustada, võimestada, valgustada, juhtida, pühitseda ja läkitada. Selleks, et me võiksime tunnistada sõna ja teoga tema kuningriigi saabumisest ja minna üheskoos lootuses ja traditsioonide tarkusest jõudu ammutades tulevikule vastu. Oma tänases jutluses tahan põgusalt puudutada 3 teemat. Tean, et kui ma 3 punkti jutlusesse panen, siis ma saan alati abikaasa käest kiita, et on süsteemne ja struktureeritud. Ja alguses tahtsin isegi 4 asjast rääkida, aga vaatan, et aega jääb väheks. Piirdun 3. Esiteks, kes on Jeesuse tunnistaja? Teiseks, kuidas saada püha vaimu väge? Ja 3, mida tähendab olla ilmamaa äärteni Jeesuse tunnistajad? Esmalt siis, kes on tunnistaja, Jeesuse tunnistaja. Ning pean siinkohal täie kindluse, veendumuse ja selgusega ütlema ja peaksime seda kõik koos ütlema, uskuma ja rõhutama, et see ülesanne olla Kristuse tunnistajad, see kutsumus, see eesõigus, see vastutus kuulub mitte ainult üksikutele isikutele, vaid kogu kirikule. Siis kirikule mitte kui hoonele või pühakojale, kuigi ka pühakoda või hoone võib anda ja annabki Jumalast tunnistust, aga eeskätt siis kirikule kui Jumala rahvale, kui kõigile kristlastele, kes ristimise kaudu selle rahva hulka on vastu võetud. Võib ju küsida vastu, et aga milleks olete siis teie, vaimulikud, pastorid, piiskopid, teoloogid? Tõsi ta on, et Augsburgi usutunnistuses ühes luterlikus tähtsamas õpetustekstis öeldakse, et mitte keegi ei või kirikus avalikult õpetada, jutlustada ega sakramente jagada, ilma et ta oleks selleks korrakohaselt kutsutud. Ja kui seda öeldakse, siis peetakse silmas just koguduse avaliku jumalateenistuse kontekstis toimuvat õpetamist ja jutlustamist, milleks on erialase ettevalmistuse ning pühitsuse saanud, selleks kutsutud ja seatud vaimulikud. Kuid piirata Kristuse tunnistamist ainult vaimulike ja teoloogidega
oleks umbes sama, kui öelda, et meie kõigi ja rahva tervise eest vastutavad arstid. Muidugi ei saa iga inimene retsepti välja kirjutada, diagnoosi panna ega operatsiooni läbi viia. Selleks on tõepoolest litsentsiga meedikud. Aga see, kui tervelt me elame, sõltub siiski meist kõigist. Ja samamoodi on ka siin olla üles tõusnud Kristuse tunnistajad sõnades ja tegudes, oma igapäevases elus, kutses, ametis, erinevates eluvaldkondades ja erinevates suhetes. See on kõigi kristlaste missioon ja väga vale oleks piiritleda seda ainult vaimulike või koguduse töötegijate või nõukogu liikmetega. Vastupidi, sellisest mõtteviisist tuleks vabaneda. Ma pean siis silmas mõtteviisi, mille kohaselt kogudus võrdub vaimulikuga, et mul on armastatud kirikuõpetaja ja kui tema pensionile jääb või kogudusest lahkub, siis ei olegi nagu põhjust enam kirikus käia. Või et siis kirik omakorda võrdub piiskopi või peapiiskopiga. Sellisest mõtteviisist tuleks lahti lasta ja pigem rajaneda arusaamale, et kirik on küll, eeskätt on ta Kristuse nägu, aga ta on ka meie kõikide nägu. Ja see tähendab ka, et kui midagi selle kiriku kuvandis ei ole meile meeltmööda, siis tulekski kõigepealt vaadata peeglisse. Me oleme Viljandi Jaani koguduses tänavu kevadel jõudnud lõpule oma koguduse strateegia koostamisega, kus oleme määratlenud oma koguduse missiooni, visiooni, põhiväärtused ja peamised eesmärgiks aastaiks 2025–35, siis eelnevaks 10 aastaks. Meie strateegia koosneb 4 põhivaldkonnast, milleks on palvetamine ja ülistamine, tunnistamine ja kuulutamine, teenimine ja aitamine ning osaduse loomine ja hoidmine. Ning tunnistamise ja kuulutuse valdkonnas on meie peaeesmärgiks või soovitud muutuseks see, et koguduse liikme kui vaimuliku teenuse tarbija asemel tõstame fookusesse koguduse liikme kui aktiivse Kristuse tunnistaja, Jumala kuningriigi kaastöölise ja missionäri. Ning selle mõtteviisi ja hoiaku omaks võtmine ja tõeks elamine on kindlasti üks olulisemaid ülesandeid meie koguduses ja terves kirikus muidugi eelolevatel aastatel. Teiseks, kui Jeesus ütleb, et te saate väe pühalt vaimult selleks, et olla minu tunnistajad, siis kuidas seda püha vaimu väge ikkagi saada? Apostlite tegude raamatu 2. peatükk annab meile siin lihtsa ja selge vastuse. Kui Peetrus esimesel 4 pühapäeval on pühakojas jutluse pidanud, siis küsivad kuulajad, mida me peame tegema, mehed-vennad. Ja Peetrus vastab, parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks ning siis te saate püha vaimu aini. Parandage meelt ja laske ennast ristida, siis te saate püha vaimu aini. Ristimisega tundub olevat lihtne, ristitud me ju oleme. Ja kui keegi meie hulgas on ristimata, siis pangu kirja ennast septembri lõpus alustavale leerikursusele, mille lõpus kõik soovijad ristitakse. Ei pea väga palju pingutama, tundub olevat üsna lihtne. Meele parandamisega on lugu ehk natuke keerulisem. Sest see ei ole midagi, mida inimene üks kord teeb
elus või 2 korda. See ei tähenda ka mitte mõnest konkreetsest pahest loobumist, vaid see tähendab, nii nagu Martin Luther on seda kirjutanud, igapäevast meelemuutust, igapäevast pöördumist isekast, enesekesksest, kontrollivast, võimule ja edule suunatud mõtteviisist jumalakeskse, teeniva, suhete hoidmisele ja lepitusele suunatud mõtteviisi ja tegutsemisviisi poole. Võiks öelda ka nii, et meeleparandus tähendab igapäevast elamist ristimise armus, väes ja tõotuses ja selle juurde pidevat tagasipöördumist siis, kui oleme sealt eemaldunud. Ja kui me seda teeme, siis ongi püha vaimu vägi meiega. Lihtsalt mõnikord võib olla ka nii, et me ise seda ei taipa ega märka. Nii mõnigi kristlane on nagu hajameelne professor, kes kõikjalt otsib oma prille, et kus ma oma prillid panin, aga endal on prillid ninal. Ja sageli on meiega ka nii, et annaks vaid Jumal oma püha vaimu, kust seda saada, kuhu minna, kuidas paluda. Aga see püha vaim on meil olemas, hakka kasutama. Nii et sageli ei olegi küsimus mitte niivõrd selles, kuidas saada püha vaimu väge, vaid kuidas kasutada püha vaimu väge, mis Jumal oma kirikule on juba andnud. Kui me sellega midagi peale ei hakka, siis me ei näe ka, kus ta on. Kui me seda ei kasuta, siis võibki tunduda, et nagu polegi eriti. Kui aga hakkame tõepoolest tegema neid asju, mida Kristus meilt ootab ja milleks ta meid kutsub ja läkitab, siis me avastame püha vaimu väe, juhtimise, võidmise, tarkuse, julgustuse, lohutuse ja õnnistuse. Ühe aastakümneid tagasi ilmunud eneseabiõpiku, mis oli väga populaarne pealkiri, oli "Ärge muretsege, hakake elama". Ja ma usun, üsna sama tahab Jumal öelda ka meile ja sama tahan ka mina öelda teile, armas Jaani kogudus. Ärgem muretsegem, et me ei oska, ei suuda, ei julge olla Kristuse tunnistajad. Ärgem muretsegem, et meil pole piisavalt aega, raha, abilisi, oskusi. Hakakem elama Kristuses ja tema vaimu väes. Ja meid ootavad imelised asjad, imelised seiklused koos Jumalaga. Loomulikult ei tähenda see kõigi meie plaanide täitumist, aga see tähendab teekonda koos temaga ning Jumal saab ja tahab meile anda hoopis rohkem, kasutada meid palju enamaks, kui me ise oma piiratuses mõeldagi julgeme. Ärgem muretsegem, elagem Jumala vaimus ja usaldagem teda. Ja kolmandaks, mida tähendab meie jaoks Kristuse üleskutse ja mandaat olla tema tunnistajad Jeruusalemmas, kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmamaa äärteni? Jah, esmalt tähendab see muidugi seda, et kristlik kirik ja tema missioon ületab geograafilised, kultuurilised, keelelised ja poliitilised piirid. Et Kristuse ihu ja tema kuulutus ja teenimisülesanne on tõepoolest universaalsed. Aga mida see tähendab ikkagi konkreetselt meie jaoks siin Viljandis, selles koguduses? Ma arvan, et kindlasti ei pea me kõik purjetama või lendama kaugetele maadele ja mandritele ja hakkama Tansaanias missionärideks. Aga olla Kristuse tunnistajad ilmamaa äärteni, nii-öelda piirideta. Ma olen sellele palju mõelnud ja mu meelest tähendab see eeskätt seda, et me tuleme välja oma mugavustsoonist. Need mugavustsoonid on meil kõikidel natukene erinevad, aga kirikul, vähemasti Eesti luterlikul kirikul on seda mugavustsooni kindlasti omajagu ja sellest on vaja välja tulla. Minna kristlaste ja kirikuna nende juurde,
kelle juurde me esimese hooga minna ei tahaks, kes tunduvad olevat kuskil teistes paralleeluniversumides maailma äärtes, leida viise ja vahendeid erinevate inimeste kõnetamiseks, olla leidlikud ja paindlikud uute töö- ja teenimisvormide katsetamisel, katsetada ja riskeerida ja olla loomulikult valmis ka selleks, et ei tule välja, et sugugi mitte kõikjal ja kõigi inimeste poolt ei võeta meid vastu rõõmuhõisete ning kohvi ja kookidega, olla valmis ka ebaõnnestumiseks, mittemõistmiseks, võib-olla isegi naerualuseks saamiseks, sest ka niisuguste olukordade ja reaktsioonide kaudu saab Jumal meid kasutada. Kui ma toon mõne konkreetsema näite, siis ühtpidi väike asi, aga siiski minu jaoks kindlasti oli üheks niisuguseks mugavustsoonist välja tulekuks piiskopipäeva korraldamine ülemöödunud nädalal. Ma olen pigem introvertne ja suuri rahvahulki vältiv inimene. Parema meelega oleks valitud sõprade või koguduse kaaslaste keskel. Aga me koostasime programmi teadlikult sellisena, et teha pisut ebatavalisi asju, luua kontakte inimestega, kes kirikusse ei pruugi tulla. Loomulikult oleks mul olnud lihtsam pidada siin üks pidulik jumalateenistus, pidada jutlus, kus kõik kuulavad ära, lähevad koju, keegi vastu ei vaidle, korraldada konverents, kuhu kutsuda kõnelema teisi vaimulikke ja teolooge. Aga mul on hea meel, et natukene astusime mugavustsoonist välja. Pakkuda ennast külalisesinejaks ligi 80 gümnaasiumiõpilasele, kellest ma midagi ei tea, et kõnelda neile piiskopi ametist ja rollist, või küpsetada bussijaama parklas pannkooke ja hõikuda mööda käijaid neid maitsma, eks ma pidin selleks pisut pingutama ka. Aga kindlasti oli pingutus seda väärt. Isegi siis, kui taoliste mugavustsoonist välja astumiste järel seda tulemust või mõju ei pruugi ju olla võimalik väga täpselt mõõta, on see eeskätt just nimelt see tugevamaks saamine, et sa suudadki tulla mugavustsoonist välja. Ja ma usun tegelikult ka, et Jumal sai neid kohtumisi kasutada, et nende inimeste südameid kas või korraks puudutada. Ja see mugavustsoonist väljaastumine kipub olema nakkav, et kui üks tuleb välja, siis tuleb ka teine ja võib-olla kolmaski. Margus Põldsepp ütles kohe, et ta tuleb kaasa Viljandi gümnaasiumisse ja mängib seal ühe pilliloo. Võib-olla oli see ka mugavustsoonist välja tuleks, sest kindlasti on lihtsam minna suurele lavale, kus sinu fännid on piletid ostnud ja viskavad seal näppu, aga selline olukord on hoopis teissugune. Kindlasti oli mugavustsoonist väljatulekuks ka meie eilne Viljandi Hansapäevade kohvikuöö raames korraldatud kirikukohvik 5 leiba ja 2 kala, mille teostajaks ei olnud enam mina, vaid terve suur meeskond Raili juhtimisel. Küllap ka see nõuab omajagu julgust ja ettevõtlikkust. Kellegi jaoks on võib-olla mugavustsoonist välja tuleks see, et sa paned piibli kõrvale ja lähed, räägid inimesega kohvi ja koogi tassi taga. Aga kellegi jaoks on võib-olla mugavustsoonist välja tuleks see, et sa lisaks kohvile ja koogile, mida Viljandis saab 100 kaupa, ulatad õnnistuspalve. Olime seal ju väljas mitte lihtsalt kohvikuna, vaid eeskätt koguduse meeskonnana, kristlastena, Kristuse ja kiriku esindajatena, näidates kogukonnale, et kristlased ei käi mitte ainult kirikus Jumalat palumas, vaid oskavad ja tahavad ka midagi koos teha, oma kaasinimestele ja kogukonnale midagi pakkuda, neile südameid ja kirikuksi avades, neid teenides ja õnnistades. Me viimasel koguduse juhatuse koosolekul võtsime vastu üksmeelse otsuse, et me peame tõsiselt analüüsima ja kaaluma võimalusi
arendada edasi oma lapsehoidu Jaani lastemaja, küsida, kas sellest võiks saada lasteaed, kas me võiksime selle tegevuse üle tuua koguduse pastoraati. Need ei ole lihtsad küsimused ja kõige lihtsam on üldse mitte küsida ja teha kõiki asju kogu aeg nii, nagu siiamaani on tehtud. Aga nagu ütlevad targad inimesed, kõige kindlam viis, et midagi ei muutuks, on kogu aeg teha täpselt sama asju, täpselt samal viisil. Seda loetelu võiks veelgi jätkata. Aga piisaku sellest tänaseks. Ja head sõbrad, mul on tõesti hea meel tõdeda, et ka pärast koroona-aastaid ja sellega kaasnenud sellist silmnähtavat madalseisu ja vaikelu ka meie koguduses me võime aimata teatavaid kevade või vaimu juhtimise märke, elavnemise, vaimustumise, tunnistamise ja teenimise märke. Mul on hea meel tõdeda, et meie koguduse uus juhatus ja nõukogu on valmis pühenduma äsja heaks kiidetud strateegia ellurakendamisel. Eks seegi ole nakkav, nii nagu ükskõiksus ja pealtvaatamine on nakkav, nii ka tegutsemine ja sünergia on nakkav. See paneb kindlasti ka mind koguduse õpetaja ja piiskopina otsima viise, kuidas püha vaimu juhtimisel oma kogudust vaimulikult teenida, võimestada, varustada, julgustada ja õnnistada. Selleks, et me kasutaksime Jumala püha vaimu ande. Et me võiksime järgida oma visiooni. Viljandi Jaani kogudus on Jumala poolt kutsutud, kogutud ja läkitatud kogudus Viljandi südames, kes külvab rahu ja headust ning kujundab lootuse ja traditsioonide tarkusega tulevikku. Juhtigu siis Issanda vaim, kes oma kiriku on sünnitanud ja rajanud ja kes meie südamesse selle visiooni on andnud selle täitumise poole, julgustagu, valgustagu ja pühitsegu meid. Kiidetud olgu Isa, Poja ja Püha Vaimu kuningriik ikka ja igavesti.